Vaikne laupäev. Kristliku kiriku ja kristliku traditsiooni ja usundi üks kolmest minu hinnangul kõige olulisemast sündmusest. Vaikne laupäev. Mida see tähistab endas? Mida see tähistab minu jaoks ja väga suure hulga inimeste tarvis, kelle südame keskmes on Jeesus Kristus. Jeesus on täna hauas. Täna on ta surnud. Ja kuidas ta on surnud, kui ta on elav? Kuidas saab ilmneda see, et see, kes on elav, on ühtlasi ka surnud? Just täna on see päev. Selle narratiivi, loo, dokumendi järgi. Täna vaiksel laupäeval on issand surnud hauas. Ja alles homme leiab aset see, mis leiab homme aset. Täna on ta surnud. Kuidas ta saab olla surnud, kui ta on elav? Kas ta on korraga surnud ja elav? Või korraga elav ja surnud? Ja siin ongi see fenomen peidus. Täna on nende inimeste päev, kes võivad deklareerida: Jeesus Kristus on surnud. Ja täna on teie võidupäev. Ühe päeva aastas saavad need inimesed täie õigusega rõõmustada. Kristus on surnud. Need, kes teavad, et ta on elav, läbivad selle päeva vaikselt mõtiskledes ja oodates seda, mis järgneb sellele, kui ilmneb, et tema haud on tühi. Selleni on jäänud veel määratud üürikene aeg. Ja see on põhjus tõesti läbida vaikselt mõtiskledes igaviku asjade peale, mõtiskledes Jumala peale, meie osale siin selles üürikeses meetriumis nimega elu. Teeme seda siis koos.